Tere tulemast vaatama Civis Paatsemi 138. saadet. Mina olen selle saatesarja saatejuht ja Erik Poltovski. Ja me räägime tänases saates valimisvõitluse ajal ja kohe selle järel oli taas näha, et meie kodukootud sellised võuklevad leftistid ja progressistid, kuidas nad tegutsevad. Rahva toetust ja reitingut ei ole neil ollagi, aga laamendavad nagu nad oleksid valimised mäekõrguselt võitnud. Et seda kõik oleks arutada, aga räägime muide pärast ka võib-olla ka välisteemadel. Selleks olema palunud saatesse Mart Helme, Riigikogu liikme, Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna aseesimehe, Riigikogu väliskomisjoni aseesimehe, ajalooliste raamatute autori ja saadete autori, endise siseministri, endise diplomaadi, Eesti suursaadiku Venemaal. Räägime siis sellest, et valimisvõitluse ajal ja kohe selle järel oli taas näha, kuidas meie sellised kodukootud võuklevad leftistid ja progressist tegutsevad. Siin, kui esitati kaebus e-häälte lugemise kohta, siis seda lihtsalt ignoreeriti. Sõna otseses mõttes natuke naljakas on see, et kohtusüsteemi ignorants. Järelikult kusagilt tuli korraldus selle jaoks, sest kohus, kui ta oleks aus, siis ta peaks seda ju uurida võtma, eks ole. Räägime riigikaitsekomisjoni raportist, mis lihtsalt üritati naeruvääristades laua pealt maha pühkida. Kusjuures see on ääretult tõsine raport ja andis Eesti kaitse olukorrale suhteliselt sellise negatiivse või ei taha öelda hävitava hinnangu, aga negatiivse hinnangu. Siis räägime Istanbuli naistekaitselepingust, mida naeruvääristatakse, eks ole. Kas Rootsi moslemi vangide toomine Eestisse on nüüd läbi kukkunud või seda aetakse ikka veel edasi? Ei, seda aetakse edasi ikka, jaa. Kõiki neid asju aetakse edasi. Et selles mõttes on lugupeetud saatejuhile õigus, et praegu valimistel lüüa saanud Eesti 200 täielikult hävinud, eks ole. Ja tegelikult ka sugugi mitte häid tulemusi näidanud Reformierakond käituvad nii, nagu neil oleks mingisugune tohutu rahva mandaat, rõhudes ikka endiselt sellele, et aga me saime ju eelmistel Riigikogu valimistel rahva toetuse ja sellega meil on nagu luba kõike seda teha, mida me teeme. Ja mis ei vasta tõele. Praeguseks on valitsuse toetus ikkagi väga madal ja selles olukorras muidugi suruda avalikkusel kurgust alla asjad, mis on ilmselgelt avalikkusele vastu võetamatud, nagu ERR-i ümber puhkenud skandaal ja muide ei vasta tõele see, mida püüab siin seesama progressivistlik blokk väita, et EKRE tahab ERR-i laiali saata, likvideerida. Ei, me ei taha ERR-i laiali saata ega likvideerida. Me tahame aastas 50 miljonit maksumaksjale maksma minema sellise progressivistliku, globalistliku ajupesu korporatsiooni erastada. Ja ta koosneb ju väga paljudest eri tükkidest. Ja meil on ju meie eelnõus, mille me esitasime Riigikogule ka väga selgelt ära näidatud. Klassikaraadio läheks Eesti Kontserdi alluvusse, jätkaks toimimist, sealhulgas riigipoolse toetusega. Ja enamik muid asju läheksid erastamisele. Ja ei ole ju mingit kahtlust selles, et ETV leiaks endale kosilase, eraomanik kindlasti tahaks kõiki populaarseid saateid, olgu nad prillitoosid või Õnne 13 säilitada. Selles mõttes ka vaataja ei kaotaks midagi. Võib-olla vastupidi, eraomanikult teeb investeeringud ja kõik saab ka tehniliselt võib-olla palju paremale tasemele. Ja nagu seal veel on Raadio 2 ja minu jaoks ikkagi väga küsitav, kas meil on vaja neid venekeelseid raadiojaamasid maksumaksja rahaga üleval pidada. Ühesõnaga me erastaksime nad ära. Me tooksime ühekordse erastamistulu riigieelarvesse, pluss me kustutaksime maha mitte päris 50 miljonit, aga laias laastus umbes 50 miljonit maksumaksja kulurida iga-aastaselt. Ja selle arvel me saaksime ülal pidada nii teatreid kui ka maakoole, kui ka maksta puuetega inimeste toetusi, ei peaks tõstma igasuguste hooldekodude sissemakseid ja muud seesugust. Et see on ratsionaalne lähenemine.
ja lisaks me võtaksime nagu võimaluse riiklikult ainuõigeks kuulutatud ideoloogilise ajupesu tegemist selles väga ulatuslikus korporatiivses ajupesumasinas. Aga erakanalid on ju ka tegelikult väga kallutatud. No erakanalid on kallutatud, aga erakanalite puhul me ei saa nüüd dikteerida, kui ikkagi nii-öelda Luige grupp, Luige meedia, nagu seda nimetatakse, see on siis Eesti Päevaleht, Delfi ja terve hulk ajakirju ja asju. Et kui ikkagi seal on omaniku niisugune hoiak ja omaniku soov ja omaniku soovitus ka peatoimetajatele, et meie maailmavaade on sotsiaaldemokraatlik, ütleme nii laias laastus, siis me ei saa öelda, et need ei tohi olla sotsiaaldemokraatlikud. Loomulikult sotsiaaldemokraatlikul maailmavaatel võivad olla oma kanalid ja see on demokraatia. Või kui Postimehe grupp on väga selgelt Isamaa selja taga ja promob söögi alla ja söögi peale siin Reinsalu. Mart Kadastiku ajal olid nad Reformierakondlasti selja taga. No jah, omal ajal oli natuke teistmoodi, jah. Siis ka siin meil ei saa vastuväiteid olla. Kui omanik on Linnamäe, kes on vana Isamaa liidu liige või Isamaa liige, siis me ei saa talle kuidagi öelda, et kulla sõber. Sulle ei tohi olla mõju selle väljaande ideoloogilisele suunitlusele. See on eraasi. Meil on uued uudised ja kas või see sama Siivis Paatsem, eks ole. Me siin esindame teatud konservatiivset maailmavaadet ja see on selles mõttes ka nagu eraalgatuslik ettevõtmine, et keegi ei saa meile öelda, et me ei tohi seda teha. See on demokraatia, aga maksumaksja rahaga ülalpeetav ERR-i portaal, ETV 2 kanalit, siis terve hulk raadiokanaleid, Vikerraadio, Kanal 2 või see Raadio 2, Raadio 4 ja Klassikaraadio ja nii edasi. Siit me saame teha teatud tükid, võtta välja. Nagu ma ütlesin, Klassikaraadio, ma olen ise Klassikaraadio kuulaja. Klassikaraadio, palun väga, läheb Eesti Kontserdile ja jätkab klassikalise muusika ja muusika sellise väärtmuusika ja sellega seonduvad ka jutusaadete edastamist. Minu meelest väga mõistlik. Aga ja Vikerraadio jääks Riigikantselei alluvuses ja olekski see üks riigile kuuluv kanal, mis on nii-öelda teabekanal, kui meil tulevad mingid kriisiasjad, siis saab operatiivselt seda kanalit kasutada elanikkonna informeerimiseks, aga kõik muu erastame. Mart, juba sellel teemal natukene provotseerin sind. Pakun täiesti vastupidise variandi. Vaata, meil on tekkinud meediamajad, kuhu alla on nii-öelda tekkinud sellised konglomeraadid, mis on kõik kokku, on kohalikud ajalehed, maakondade ajalehed ja nii edasi. Ja nad on ideologiseerinud kogu selle asja. Kui pakuks välja sellise vastupidise variandi, mis sellel ideel viga oleks, kritiseeri palun minu mõtet. Äkki riik hoopis tähendab ühesõnaga mitte ei laseks erastada need ETV-l, vaid võtaks kõik ja lammutaks kõik need meediamajad laiali ja riigistaks nad. Ja sellisel juhul oleks meil tohutult palju võistlevaid omavahel toimetusi, keda ei saaks mitte keegi ideologiseerida ja need ajakirjanikud oleksid vabad. Nii nagu umbes laulva revolutsiooni ajal oli, kui meil oli väga palju vaba sõna. No ideologiseerida saab kõike ja see sõltub ikkagi alati ka sellest, kes konkreetselt teeb. Aga mina pakun välja siis natuke teistsuguse variandi ja laenan selle Ameerika Ühendriikidest, kui 20. sajandi algul oli selge, et suurkapital, korporatsioonid, trustid, nagu neid tookord nimetati, trustid, neil on nii suur võimsus, et ostavad ära näiteks, kui keegi farmer leidis oma maa peal naftat, eks ole, pani oma puurkaevu püsti, tootis oma naftat, aga kõrval oli korporatsiooni või trusti naftaväljad, eks ole, 10 või 100 naftapuurtornid, eks ole, ta tahtis seda ühte ka endale. Ta avaldas senikaua survet ja püüdis tumpiguga maha suruda selle eratootja võimalusi ja nii edasi, kuni see oli sunnitud loobuma. Ja niimoodi läks see asi, nagu on Peter Bruegeli maal, et suured kalad söövad väikseid kalu, mis on joonistus, graafiline leht. Suured kalad söövad väikseid kalu, suured kalad muudkui sõid neid väikseid kalu vähemaks. Ja ühel hetkel oli selline asi, et konkurentsi enam ei ole.
trustid sõlmisid omavahel kartelli kokkuleppeid ja dikteerisid kogu turule ja valitsusele oma tingimusi. Ja Teddy Roosevelt oli see president, kes ütles, et nii see ei lähe. Riik ei ole trustide ripats ja hakkas läbi suruma kongressis trustide vastaseid seadusi. Vaat nüüd on meil samasugune lugu selle meediaga. Et kui me vaatame, et siin nii-öelda Luige meedia ja Postimehe grupp, mis on alla neelanud maakonnalehed ja naiste ajakirjad ja igasugused muud asjad, siis siin on võimalik kasutada seda sama nii-öelda trustide vastast lähenemist. Et ühel grupil Eesti tingimusi arvestades ei saa olla rohkem kui üks raadiojaam, üks telejaam, üks nädalaleht, üks päevaleht ja võib-olla paar maakonnalehte. Kõik. Sellega me loome turul konkurentsi ja tulevad teised grupid, võib-olla mõni grupp ongi selline, mis koosneb ainult 3 maakonnalehest või ainult 1 maakonnalehest, kui nad omadega toime tulevad. Et siin saab seda seadusandlikult tegelikult reguleerida ja peakski reguleerima, sest vastasel korral meil tekivad infomonopolid, mis ongi väga ohtlikud selles mõttes, et nad tegelikult ei anna mitte infot, vaid nad tegelikult annavad moonutatud infot. Pöördume korraks tagasi veel selle skandaali, ETV skandaali või ERR-i skandaali juurde. Et liberalistid on Eestis juba nii marutõbised, nad purevad omasid, kui keegi midagi valesti ütleb. Samane, et Rahvusringhäälingu nõukogu esimees Rein Veidemanni niisugune mitte üldsegi kõva ütlemine selle homo case'i peale, mis eetris oli, eks ole. Et mulle tuletas see kangesti meelde seda, kuidas need liberalistid äkki õhku täis läksid ja õhku lendasid, kuidas sõrmust lisanda smaug draakon kiljudes taevasse lendas, umbes samasugust häält tegid siis ka need liberalistid ja mulle tuli meelde, et rehvide sümbol oravakene ei tohiks nüüd küll sellist häält teha, aga näed, niimoodi on. Kuidas nad seda siis, et nad omasid lausa purema lähevad, et Rein Veidemann on ju keskerakondlane ja vist oli ju omal ajal sotsiaaldemokraati, mis kõik. Mis tema minevik, tema minevik on ka kompartei. Tema kuulus, ma mäletan, ta on enam-vähem minu eakaaslane natuke mõned aastat varem. Kuulus omal ajal, kui ma ülikoolis õppisin kaugetel 1970. aastatel, 60. lõpp, 70. algus. Kuulus nii-öelda eurokommunistide sellisesse seltskonda, seal olid Jaak Allik ja Marju Lauristin ja Siiri Endre ja kes nad seal tookord toimetasid, tuntud nimed ka hilisemast ajast. Et neil oli siis selline kommunismi reformeerimise ettekujutus, et teeme niimoodi nagu kuskil seal 68. aastal prooviti Tšehhis teha ja teeme inimliku näoga kommunismi. Ei ole kunagi õnnestunud inimliku näoga kommunismi teha ja ega neil ka ei õnnestunud, eks neid natuke seal nuheldi ka selle eest. Aga Reinu kohta ma ütleksin niimoodi, et Rein on sündinud ja eluaegne idealist. Ja ma ei taha ta kohta ühtegi halba sõna öelda, ta on idealist. Tema kujutab ette, et ongi võimalik kuidagi ilusti ja hästi. Inimnäoliselt. Ja antud kaasuse puhul ta täiesti idealistlikult leidis, aga isad on ju, isade päeval me peaksime ikkagi rääkima ju nendest isadest, kellel on naised ja kellel on naisega lapsed. Miks me siis nagu sellise nagu kuidagi nihkespildi esitame avalikkusele, et avalikkusele kindlasti ei ole see sugugi nagu iseenesest mõistetav, et ei näidata mitte mehest ja naisest koosnevat abielupaari oma lastega või isa, kellel on naisega lapsed, vaid näidatakse nüüd kahte meest. Ja tema idealism, tema kaasasündinud ja eluaeg kinnistunud idealism oli minu arvates see, millega ta välja tuli ja see, mismoodi siis küünikud ja lurjused talle peale lendasid. Ikka absoluutselt kuulmatu, et kultuuriminister, kellele ei allu ERR-i nõukogu, mitte kuidagi ei allu, ega allu ka ERR-i juhatus, lendab peale ja nõuab seletusi. Kuulge, see on juba stalinism. Siin ei ole enam üldse palju vahet. See on juba stalinism. Me ei ole veel jõudnud selleni, et seesama Troika, Michal, Tsahkna ja Purga
tuleksid kokku ja leiaksid, et nüüd on Gulagi minek. Noh, Eestil Gulage pole, ega Päts ka saatis kuskil Kihnu saarele asumisele omal ajal. Aga no see kõik liigub sinna poole. See mõttemall on juba niisugune, et on ainult üks õige ideoloogia ja ka vanad truud kommunistid, kui nad ikkagi sammukese eksivad sellelt õigelt rajalt, siis on pea maha. Šakna leva, šakna prava, võstelov. Ja see on huvitav, et Rein Veidemanni rünnati samal ajal saatejuhti. Ei puutunud keegi mitte sõrmeotsakesega, eks ole. Ei no räägitakse meile põhiseaduse paragrahv 12, kõik on seaduse ees võrdsed ja nii edasi. No siin on muidugi ka ikkagi väga tõsine probleem, mis on seotud nende laste ostmisega. Meil on surrogaatemadus riigis keelatud ja sellega, et meil kõik need ministrid ja peaminister kaasa arvatud lendasid peale Veidemannile ja tegelikult ka EKRE-le ja eelkõige Varro Vooglaiule, kes on meiepoolne ERR-i nõukogu liige, sellega ju sisuliselt ütlesid, et meil ei ole probleeme surrogaatemaduse ja lastekaubandusega. Meie kiidame selle heaks. Meie kiidame heaks selle, et kuskil keegi oma emaka rendib välja ja müüb oma lapse kohe pärast sündimist maha. Et see on meie jaoks kõik okei. Et see vääritu, ebamoraalne, naisi ja lapsi alandav suhtumine, see on tegelikult probleem. Ja seda püütakse nüüd siis maha vaikida ja kuidagi teise valgusesse seada selle sama vaese idealist Veidemanni materdamisega. Läheme siis samast Istanbuli selle naistekaitse lepingu juurde, mida nüüd lätlased, Läti Seim võttis vastu, eks ole, et nad lahkuvad sellest Istanbuli lepingust ja EKRE tegi samasuguse ettepaneku Eestis. Ja seda hakati nüüd kohe ründama. Tähendab, ühes asjas rünnatakse Rein Veidemanni, eks ole, kui ta julgeb kas ühe sõna öelda isadepäeva või isaduse kaitseks, eks ole, samas taustal ka emade kaitseks, eks ole, nagu sa praegu just seletasid. Ja samal ajal Istanbuli lepingu sõna otseses mõttes sealt varjus on tohutult palju punkte, mis tegelikult naiste õigusi hoopis diskrimineerivad. Naistekaitse lepingu näol. Ja noh, see leping või see konventsioon on tegelikult koosneb üksteisega vastuolus olevatest paragrahvidest. Alguses loomulikult esimene pool temast on see, mis räägib sellest, kuidas naisi tuleb kaitsta vägivalla eest ja perevägivald on taunitav ja lapsi tuleb kaitsta vägivalla eest ja kõik muu. See on kena, aga samas on seal sisse kirjutatud ka see, et konventsiooniga liitunud riigid peavad seisma hea selle eest, et hajutada traditsiooniliste soorollidega seotud eelarvamusi. Ehk teiste sõnadega meil me peaksime järgima seda voolavate sugude ideoloogiat, et meil on 20–40 voolavat sugu ja kui ma täna hommikul arvan, et ma olen isane kass, siis lõuna ajal ma võin olla juba emane koer ja õhtuks võin ma olla üldse juba palju märasid või palju vasikaid ilmale toonud lehm või palju varssasid ilmale toonud mära, eks ole, rääkimata sellest, et ma võin astuda sisse naiste riietusruumi või WC-sse ja öelda, et kuulge mind ei huvita, et ma nüüd ka pissin teie moodi kükakil, sest ma arvan, et ma olen naine, mis sest, et minu genitaalid on teistsugused. Et noh, see on haige, aga see on kõik sinna sisse kirjutatud. See on natukene küll mõnedes kohtades eufemistlikult sisse kirjutatud, aga ta on sinna sisse kirjutatud. Pluss sinna on sisse kirjutatud see, et seda kõike tuleb hakata õpetama koolides. Et haridussüsteem tuleb kohandada nende uute nõudmistega ja kogu selle stereotüüpse soorollide, kuidas öelda, kõrvaldamise või lahtiseletamise ideoloogiaga. Pluss sinna on sisse kirjutatud see, et kõikidel ükskõik kus maailma punktis vägivalla all kannatavatel naistel on õigus saada varjupaika riikides, kus nad arvavad, et seda vägivalda ei ole. Ehk teiste sõnadega ta tõukab tagant immigratsiooni. Ta tõukab tagant immigratsiooni eelkõige moslemimaadest, kus mina kujutan küll, et kui ma oleksin näiteks 1/4 naisest
kes vähe sellest, et minu mees on minu isand ja käskija, aga ka selle mehe esimene ja nii-öelda vanem naine, see peanaine on minu emand ja käskija. Ja kui minu lapsi koheldakse seal kuidagi halvasti teisejärgulistena, ma tahaksin ka jalga lasta. Ma tahaksin tulla kuskile, ma ei tea, Rootsi või Saksamaale ja öelda, et aga mind koheldakse seal halvasti, ma olen seal pideva vägivalla ja ebaõiglase kohtlemise ohver ja ma tahan siin varjupaika saada. Ja konventsiooniga liitunud riigil on kohustus talle see varjupaika anda. Ehk teiste sõnadega, me toome siia immigratsiooni korras hulgaliselt naisi, kes siis meie juures ühel hetkel ütlevad, et ei, aga tegelikult ega see asi nii hull ei olnudki ja ma nüüd tahaksin, et minu mees koos oma ülejäänud 3 naisega tuleks mulle järele ja tal on õigus seda nõuda, sest ta on harjupaika ja kõik omakorda sugulased riburada, eks ole, jah. Et see on ka selles suhtes täiesti kuritegelik konventsioon, mis muidugi vaikitakse nende liberalistide poolt maha, et seda kõike just nagu ei oleks, aga on. See on kõik sinna sisse kirjutatud ja meie seda ei taha. Meie tahame, et Eesti säiliks Eestina, kus on selged soorollid, on mees, on naine, on nende lapsed ja meil ei ole massiimmigratsiooni, meil ei ole võõrast usku, mis dikteerib meile küll halal-kombeid, küll naiste ümberlõikamise kombeid, küll muud jubedust, mis on Lähis-Idas või ka mõnides paljudes islamistlikes Aafrika riikides, igapäevane nähtus. Et me ei taha seda. Ja meil on õigus eestlastena ja kodanikena seda mitte tahta. Ja maha materdada seda täiesti vale süüdistustega on moraalitu, kuritegelik ja näitab seda, missuguse ideoloogilise, ainuõige ideoloogia surve all tegelikult me Eestis elame. Üks asi veel, selleks, et seda survet Eestis suurendada ja seda Euroopa Liidu poolt on ilmselt võetud meie süvariik, jutumärkides. Vahetevahel nimetatakse seda korporatuuri võimuks ka. Nad on teinud see Eestis oma partei. Meil on korporatuuri partei parempoolsete näol. Ja neil õnnestus nüüd nende kohalike omavalitsuste valimiste ajal, võttes peoga ära EKRE hääli e-valimistega arvatavasti, et keegi saaks meid kaevata kohtusse, kui me seda kindlalt väidame, aga ütleme siis arvatavasti võeti ära EKRE hääled ja anti parempoolsetele. Ühesõnaga, ja nüüd, kui Isamaaliit Tallinnas hakkas läbirääkimisi pidama Keskerakonnaga, see case ei puuduta praegusel hetkel muidugi enam EKRE-t, aga see on üks tundemärgiline asi. Siis äkki leiutati, kusagilt ilmus välja Bessedini case. Võeti mees kinni, arreteeriti ja hakati üllitama fotosid, kus Bessedin seisab kõlvarti kõrval. Mulle tuletas see kangesti kõik see meelde seda 2021. aasta asja, kui jaanuarikuus 21 Repsi skandaal tekitati ja millega võeti maha nõnda nüüd EKRE-ikke valitsus, kuidas nagu see sotside sõnaus kõlas, eks ole. Ja väga paralleelne asi. Mida sina sellest arvad, Mart? Me mitte ainult ei ole meil süvariigi oma partei parempoolsete näol, keegi ei saa mulle tulla selgeks tegema, et endine peaprokurör, kelle ajal prokuratuur muudeti poliitilise karistamise ja poliitiliste protsesside instrumendiks, et tal ei ole süvariigi seoseid ja süvariigi toetust, lihtsalt see ei ole tõsiselt võetav jutt, või et endine välisluure juht Saks ei ole kuidagi süvariigiga seotud, ka ei ole, või et Ilmar Raak, kes on meil tuntud stratkommar, eks ole, ja Eesti 200 rahakuller, et tal ei ole süvariigi seoseid. See kõik muidugi tugineb ajakirjanduses ilmunule, ega ma ei räägi millestki, mis ei oleks ajakirjanduses juba kinnitust leidnud. Et loomulikult on, aga peale selle loomulikult on meil ka nii-öelda ühispartei. Ja ühisparteisse kuuluvad kõik peale EKRE. Kõik peale EKRE ja mismoodi ühisparteid joone peal hoitaksegi skandaalidega. Hoitaksegi sellega, et kui nüüd keskerakondlastel tekkis võib-olla mingisugune joovastus ja illusioon, et me olemegi rahva hulgas nii tohutult populaarsed ja võime teha, mis tahame, siis tuletati meelde, et ei, sõbrad, me võime teid iga hetk pigistada niimoodi, et te kukute kuristikku.
ja toodi Bessedini, see on niisugune hoiatuslask. Ma arvan, et sellega ei juhtu midagi, aga Kõlvartitele tuletati meelde, et te olete meie omad. Ja sellega on jutt lõppenud. Bessedini case'i teati aastakümneid. No, mitte aastaid, vaid aastakümneid. Kes vähegi Eesti poliitikat on jälginud, see teab, kes on Bessedin ja mis tööd ta tegi ja kellel ta töötas. Ja nüüd äkki võeti meelest, mitte varem, mitte aasta tagasi, mitte 5 aastat tagasi, vaid nüüd äkki, siis kui oli vaja. Jah, siis kui oli vaja ja nii tehaksegi ja põhimõtteliselt veel kord ütlen, see on väga selge märguanne Keskerakonnale. Te olete meie omad ja te ei tee midagi, mida me teile ei luba teha. Ja kui te arvate, et te teete midagi, mida te meiega kooskõlastanud, siis me teid kohe karistame. Ja nii on. Ja sama lugu on Isamaaga. Mis siin täpselt samamoodi, nagu Pärmi peal on kerkinud populaarsus, aastaid virelesid mingi 5% peal. 2017 jäid Tallinna volikogust välja, ma ei tea, kas nad 1 kord või 2 korda on Tallinna volikogust välja jäänud, ei mäleta praegu peast. Aga see virelemine kestis aastaid ja siis äkki hakkas nagu Pärmi pulk oleks visatud kuskile mingisse auku, kus ta hakkas kerkima ja nüüd on siis Eesti kõige populaarsem erakond. Tore, vaatame, ükskord oleme näinud, kui Res Publica ära ostmatud tegid Eesti kõige populaarsemat erakonda, missuguse krahhiga see lõppes ja ega süvariik ei ole võimeline riiki juhtima. Ja need inimesed, keda nad on upitanud, ei ole ka võimelised juhtima. Me nägime Kõlvarti Tallinna linnavalitsus, ega ei olnud Tallinnas asjad hästi. Ei olnud hästi liiklusega, ei olnud hästi heakorraga, ei olnud hästi turvalisusega. Laseme nad kahekesi siis nüüd toimetama. Vaatame. Nad on tegelikult ju võimetud innovatiivselt ja efektiivselt tegutsema. Loodetavasti nad siiski suudavad natukene paremini linna valitseda, kui sotsid seda tegid, eks ole vist. Neil võib-olla seda ideoloogilist niisugust eelarvamust eelkõige, mis on rohepöördega seotud ja autode vaenulikkusega seotud, on vähem. Aga mingisugust õitsengut sealt oodata ei maksa. Seda loomulikult. Tahtsin konservatiividele meenutada üht head ütlust, et madalatest ustest läbiminekuks on vaja väga sirget selga. Konservatiivid üritavad seda sirget selga hoida ja need teemad, mida me praegu rääkisime, on tegelikult rahvusliku julgeoleku ja riigikaitse sellised nagu personaalküsimused peaaegu, et ja nagu kõik siis mäletavad, üks maailmakuulus diktaator, kelle nimi oli Joss, ütles, et kaadrid otsustavad kõik. Läheme välispoliitika juurde. Mul on üks küsimus Mardile kui välispoliitika eksperdile. USA-s kutsuti kokku 6 aega tagasi kindralite ja admiralide koosolek, kus Pete Hegseth, sõjaminister, tundemärk Ameerika Ühendriikide poliitika muutumisest, et kaitseministeerium nimetati sõjaministeeriumiks uuesti. Et ta ütles, et nendele kindralitele, et Ameerika peab muutuma uuesti sõdalaste ühiskonnaks. Eesti on väga väikene ühiskond ja meie jaoks võib-olla on see veidikene võõras teema, aga teisest küljest ma tahaksin siiski näha, et ka Eestis oleks selline teatud mehemeel ja sõdalaste ühiskond, seoses meie ajalooga kas või, oleks siiski alles. Kas ja kui palju on see võimalik? Arvestades veel seda, et kui me siin riigikaitsekomisjoni raportit loeme, ja seda üritati siis nii-öelda käe liigutusega laua pealt lihtsalt maha pühkida. Sõdalasmentaliteet kui niisugune nõuab teatud traditsiooni. Eestis on need traditsioonid kahetsusväärselt korduvalt katkenud. Et kui meil oleks olnud ikkagi see niisugune järjepidev oma riiklus alates 1918. aastast, siis ma arvan, et meil oleks see sõdalase mentaliteet oleks juurdunud ja meil oleks täitsa teistsugune suhtumine armeeteenistusse ja kaitsejõududesse, kui meil praegu on. Et me ikkagi praegu kahetsusväärselt palju kuuleme seda, kui sõda lahti läheb, ma panen esimese laevaga minema. Ja seda räägivad täiesti elujõus mehest,
ma ei ole aru saanud, kas nad siis mõtlevad, et nad panevad ise minema või võtavad oma perega kaasa. Aga ma muidugi jahutan kõikide nende entusiasmi, et see sõda ei tule meil ju kellegi teisega kui ainult Venemaaga. Ma ei näe küll, et me Rootsiga sõdima hakkaks või ka Lätiga või Soomega. Et ja mingit transporti siit ei tule. Venelased lõbu pärast lasevad esimese parvlaeva, mis siit Soome või Rootsi poole liikuma läheb, põhja. Lihtsalt. Neile ei maksa see mitte midagi, et seal peal on võib-olla 1000-1500 inimest. Lihtsalt lasevad põhja. Nii nagu nad lasid 39. aastal alla selle, või 40. aastal Soome lendava lennuki. Lihtsalt lasid alla. Mingit põhjendust ei olnud väga vajagi. See oli ähvardus. Me teeme teiega, mis me tahame. Ja vaat, siin on niisugune, mis on sõdalase mentaliteet. Sõdalase mentaliteet on see, et ma lähen lahingusse ka siis, kui ma tean, et ma kaotan, sest see on minu au ja kohustuse küsimus. Ja meil ei ole seda au ja kohustuse küsimust ühiskonnas nii sügavalt juurdunud, üksikute inimeste puhul kindlasti, aga ühiskonnas tervikuna seda sõdalase au mõistet meil ei ole. See on võib-olla väga keskaegne, kõlab väga arhailiselt võib-olla, aga tegelikult on see selle sõdalase mentaliteedi tuum. Meil jauratakse küll siin raha pärast, selle pärast ja teise pärast ja organisatsiooni pärast ja käsuliini pärast, nagu selles raportiski, eks ole. Aga seda vundamenti, milleks on sõdalase mentaliteet, see on meil nõrk. Ja ega me ei saa süüdistada inimesi, kes on olnud sunnitud nii stalinliku terrori kui ka Hitleri terrori, ütleme Natsi-Saksamaa terrori, kui ka igasuguste muude keeruliste aegade raames lihtsalt on sunnitud ellu jääma. Midagi teha ei ole. Sa ei saa väga kangeks jääda, sa pead peitu pugema vahete vahel. Et see on meie ühiskonna väga suur probleem. Et me küll ütleme, et mitte kunagi enam hääletut alistumist ei tule, aga võib-olla hääletu alistumine säilitas meile Eesti rahva, ehkki ta hävitas meil sõdalase mentaliteedi kujunemise. Et need on kõik niisugused vaieldavad küsimused. Mina ei võta siin endale seda lõplikku kohtumõistja õigust. Aga Ameerika on midagi muud. Ameerika on täiesti teine ühiskond, suur ühiskond, immigrantühiskond, aga samal ajal järjepidev ühiskond ikkagi ja sündinud sõjas, sündinud iseseisvussõjas ja laienenud indiaanisõdades ja laienenud sõjas Mehhiko vastu ja sõjas veel mitmekordses sõjas Inglismaa vastu. Et seal see sõdalase mentaliteet ja traditsioon on, ma tean, Ameerikas on suguvõsasid, kus sõjaväeteenistus on põlvest põlve läinud edasi juba sellest ajast alates, kui iseseisvussõda peeti. Peaaegu taadiseisus ju, eks ole? Ja see on praktiliselt teenistusaadel. Teenistusaadel, täpselt nii võib öelda. Et kui on ikka olnud poegi, aga mitte ka ainult poegi, ka naised on olnud need, kes on läinud kaitseväkke või Ameerika sõjaväkke. Et seal on see traditsioon on juba niivõrd tugev. Et ja kõik need väeliigid ja nende traditsioonid ja loomulikult West Pointi sõjaväekool ja kõik need asjad. See, et nad nimetavad seal teatud üksusi tänapäeval ju ratsaväeks ikka endiselt, et see on kõik traditsiooni hoidmine, et me ei saa Eestit ja Eesti ühiskonda ja Ameerika ühiskonda selles mõttes võrrelda. Aga tulles tagasi nüüd selle juurde, et see sõjaministeeriumiks nimetati ümber, kaitseministeerium, ma näen siin praegu väga põhimõttelisi doktrinaarseid muudatusi Ameerika välis ja ma ei tea, kas seda tuleks nimetada kaitsepoliitikaks või sõjapoliitikaks, aga ütleme militaarpoliitikaks, ütleme siis niimoodi. Et väga põhimõttelised muudatused. Ja minu arvates ameeriklased teevad praegu plaane uue maailmakorra tarvis. Ja see sõjaministeeriumiks nimetamine on üks. Kui me vaatame Ameerika välispoliitika vektoreid, siis need on kõik seotud
nafta ja toorainerikaste piirkondadega. Ja ühtlasi on nad seotud ka sellega, et ameeriklased on ju tunnetanud ära ka oma eelarvekriisiga seoses, et see, mida nad nimetavad overstretch ehk nagu kuidas öelda, üleulatumine otse tõlkimiseks, et nad on liiga palju kahminud enda alla, et see tuleb koomale tõmmata. Kuidas see koomale tõmmata nii, et Ameerika geopoliitilised ja majanduslikud huvid kahjustada ei saaks? Minu arvates on nad välja töötanud terve hulga uusi doktriine, mille põhituum on seotud sellega, et nemad näevad tulevikus 3 suurt jõukeskust maailmas. Üks on loomulikult Ameerika ja Ameerika mingis ulatuses taaselustab Monroe doktriini, mis ütleb, et see lääne hemisfäär Ameerikat kuuluvad Ameerikale ja sellega seoses on nüüd siin 2 asja. Esiteks väga naftarikas Venezuela. Venezuela naftavarud on suuremad kui Saudi Araabial muide. Ja seal lähevad veel Keenias või Nigeeriasse minna, eks ole? Ka Nigeeria kristlaste nii-öelda kaitsmise sildi all, eks ole. Aga Venezuela ja Venezuela eelkõige, aga seal on mõned teised riigid ka nagu Kuuba ja Nicaragua, mis on välja libisenud nagu selle Monroe doktriini järgsest Ameerika Ühendriikide hegemooniast Ameerika mandritel. Et see tuleb nüüd ära lõpetada. Nicaragua, Kuuba ja Venezuelaga tuleb lõpp teha. Et siin on ka julgeolekupoliitika selles mõttes, et kui ameeriklased ähvardasid, et nad annavad tomahawkid ukrainlastele, siis venelased ütlesid, fine, me viime oma raketid Venezuelasse, Kuubale ja Nicaraguasse. Kui te arvate, et meie peame elama tomahawkidega, siis teie peate elama meie rakettidega. Ja lisaks me saadame oma tuumahalvelaevad New Yorgi reidile. Et tegelikult ju tomahawkide jutt lõppes kohe ära. Ja see ongi nüüd see geopoliitika uute tasakaalupunktide otsimine. Ja loomulikult siis Ameerika Ühendriigid, Venemaa ja Hiina on need. Venemaa on selles kolmikus tegelikult see kõige nõrgem lüli. Vaatamata sellele, et tema tuumaarsenal on enam-vähem võrdle Ameerika Ühendriikide tuumaarsenaliga ja ületab Hiina tuumaarsenali ja need kohaleviimise süsteemid, ballistilised raketid ja ülehelikiirusega raketid ja kõik muud asjad on venelastel väga-väga heal tasemel, paremal tasemel kui hiinlastega, aga innovatiivsuse poolest põhimõtteliselt, majandusliku kandevõime poolest Venemaa on selles kolmikus kõige nõrgem lüli. Aga samas Venemaa on transkontinentaalne riik, ühelt poolt piirneb Alaskaga, Jaapaniga, Hiinaga, eks ole, kogu need Arktika avarused, kus Venemaal on ikkagi väga-väga kaalukas positsioon ja mille potentsiaalsed tooraine ressursid on ju lõpuni uurimata, rääkimata sellest, et nad oleks kasutusele võetud. Aga see eelluure juba ütleb, et seal on tohutud varad ja varud, mille pärast tegelikult juba käibki eelkõige Venemaa ja Ameerika vahel teatud rebimine. Ja hiinlased tahaksid ka sinna kampa saada. Aga hiinlastel on tarvis siis venelastega jälle hästi läbi saada. Et siin on väga keeruline selle kolmiku omavaheliste suhete ja jõujoonte paika panemise mäng praegu käimas. Ja meie näeme seda kõike väga sellises primitiivses valguses. Ukraina sõda, Ukraina peab võitma, Venemaa peab kaotama. Ameeriklastel ei maksa Ukraina mitte midagi. Nii nagu ameeriklased võisid kaotada Vietnami sõja ja midagi ei juhtunud Ameerika Ühendriikidega. Nii võivad nad öelda, et okei, fine, me tahame teiega kokku leppida Arktika osas, me tahame teiega kokku leppida Kaukaasia ja Kesk-Aasia osas, me oleme nõus teiega kokku leppima Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa osas, aga tingimuseks on see, et me loovutame teile Ukraina, aga te arvestate sellega, mis piirini meie võime teile järeleandmisi teha nendes teistes regioonides. Et see on suur geopoliitika. Meil seda suurt geopoliitikat ei osata üldse näha. Euroopa Liit ei ole jõuna siin selles mängus üldse osa. Euroopa Liit ei ole mitte midagi. Euroopa Liit on sisuliselt, tehnoloogiliselt, majanduslikult depressiivne piirkond. Ja ka loomulikult demograafiliselt depressiivne piirkond. Et Euroopa Liidul ei ole midagi. Ja mis nüüd juhtuma hakkab?
mina ennustan ja noh, viimased uudised räägivad ju ka sellest, et ameeriklased ja venelased Ukraina suhtes peavad praegu läbirääkimisi ja on põhimõtteliselt lõpusirgel. Et need läbirääkimised, teatud punktid pandi paika siis, kui Trump läks Putinile vastu Alaskal, Anchorage'is ja nad sõitsid kahekesi autos. Ainult tõlgid olid. Siis lepiti põhijooned kokku. Ja pärast seda hakkas nihelemine ja no suured riigid loomulikult üritavad üksteisel veel käsi väänata. Ja nüüd väänati vastastikku enam-vähem käed ära ja nüüd tõmmatakse joon alla. Ma ennustan, et Ukraina on sunnit loovutama kõik vallutatud alad ja natukene veel lisaks. Kuskil teevad venelased mingi taktikalise järeleandmise, et oleks võimalik öelda, et ei näed, venelased ikka kõike ei saanud, aga kuskil saavad nad rohkem, midagi saavad nad rohkem. Ja see, mida nad rohkem saavad tõenäoliselt on see, et ei ole kõne all absoluutselt enam mingisugune Ukraina NATO liitumine. Ukraina relvajõud saavad teatud piirid, kui suured need võivad olla, missuguse relvastusega need olla. Ja sellega nii-öelda venelastele antakse, noh, kuidas öelda, hegemoonia õigus Ukraina üle. Ja siis järgneb, mitte väga pikas perspektiivis, NATO lagunemine. Sest sisuliselt NATO kaotab selle sõja. Kui Ukraina kaotab selle sõja, siis NATO kaotab selle sõja. Ja see on Ameerika Ühendriikide huvides. Nii absurdne, kui see ei kõla praegu. See on Ameerika Ühendriikide huvides, sest ameeriklased ei taha paragrahv 5 enam. Ja meenutame, miks NATO loodi. Et ameeriklased oleks sees, sakslased oleks maas ja venelased oleks väljas. Euroopas. Sakslased on maas niikuinii. Ameeriklastel on suured geopoliitilised huvid mujal. Me praegu räägime Arktikast, aga meil tuleb hakata rääkima ka mitte kauges perspektiivis Antarktikast. Need on need viimased valged laigud ja maailma kapitalism on otsa saanud, sellepärast ressurssi ei ole enam. Laienemise ressurssi ei ole ja tooraine ressurssi ei ole. Ja nende pärast tuleb suur rebimine ja sellepärast ameeriklased soovivad piirata konkurentide arvu nii väikseks kui võimalik. Nagu öeldud, Venemaa, Hiina, Ameerika. Ülejäänud on pudid ja nüüd NATO lagunemine ja venelastele nii-öelda järeleandmise just nagu tegemine sellega, et venelased on kogu aeg nõudnud, NATO peab taganema 97. aasta piiridesse. See tähendab Kesk-Euroopa ja Lääne-Euroopa, Baltikum väljas, Balkani maad väljas. Et Venemaa saabki selle, aga mitte niimoodi, et oleks otseselt tehtud järeleandmine venelastele. Et NATO-t lihtsalt ei ole enam. Ja mis selle tulemuseks on? Tulemuseks on see, et sisuliselt demograafilises kriisis, majanduslikus kriisis, sõjaliselt võimetu Lääne-Euroopa ja Kesk-Euroopa jääb täielikult Ameerika hegemoonia ja armu alla. Ameeriklased otsustavad, ükshaaval nopivad. Kui sa ei ole nõus, ei kaitse sind, oled nõus, kaitseme sind. Teed need järeleandmised on hästi, siis me kaalume, kas tuleviku konfliktide puhul ei tee järeleandmisi. Noh, meie luure võib teile ka siseriiklikult pahandusi korraldada. Et sisuliselt me näeme, kuidas väga küüniliselt külma sõjaaegsed julgeoleku arhitektuurid lastakse allavett ja kehtestatakse sisuliselt Ameerika hegemoonia. See on minu ennustus, see on minu spekulatsioon, mis lihtsalt sellele analüüsile, mida ma vaatan praegu, tugineb. Võimalik, et siin on teatud variatsioonid, aga suures pildis ma ennustan, et midagi niisugust tuleb ja loomulikult laguneb ka Euroopa Liit. Kas Euroopa Liit ei või mingist oma strateegiat ajada, millega ta sellest mängust siiski ennast välja kuidagi pööritab? Aga mis see ressurss on? Aga mis see ressurss on? Kus see ressurss tuleb? Euroopa Liit on ennast laostanud selle sama Ukraina sõjaga. Aga võib-olla see oligi ameeriklaste pikem strateegia. Lasta eurooplased, et ühesõnaga tore. Venelased tungivad Ukrainale kallale. 2 aastat abistame, Ukrainat hoiame püsti. Siis ütleme, et meie enam ei aita. Nüüd te võite saada relvi, kui te meilt ostate. Tõstke oma kaitsekulusid ja toetage teie. See on Euroopa asi. Toetage teie nüüd Ukrainat. Me vaatame pealt. Ja Euroopa laostub sellega.
rohepööre, Euroopa laostub rohepöördega. Euroopast ei ole mingit elulooma enam, see illusioone võib teha, mečtat nevredna, nagu vene keeles öeldakse, et unistamine ei ole kahjulik. Aga Euroopast ei ole elulooma. Juba see demograafiline allakäik on niivõrd kolossaalne, et siin ei kujuta ette. Lähemate aastakümnete jooksul ei ole Euroopal mingit tõusulootust. Ja Euroopa ei ole immigrantide ühiskond nagu Ameerika. Ameeriklased praegu jällegi, nad teevad seda, mida nad on ajaloos teinud mitu korda. Ühel hetkel lasevad immigrante sisse miljonite kaupa ja siis panevad piirid kinni ja hakkavad neid immigrante ära seedima. Ja nüüd nad teevad seda sama. Ja kuna neil liiga palju miljoneid tuli vahepeal ja liiga palju ühest kultuuriruumist, ühest keeleruumist ehk Ladina-Ameerikas, siis nüüd nad saadavad osa veel tagasi. Selle piirini, kus nad tunnevad, et nii, neid inimesi, kes siin tulid ja olid võimelised olema arstid ja mingid insenerid ja oskustöölised ja ma ei tea veel, kes, eks ole, et need me jätame. Aga need, kes olid siin sellised kahtlased tegelased, igased narkoparunid ja muud tegelased, need notime maha ja saadame välja. Et Ameerika on tegelikult administratiivselt väga võimekas riik. Erinevalt Eestist ja erinevalt Euroopast. Et siin on, tuleb seda kõike vaadata kastist väljas, mitte sellises mustvalges ideoloogilises prismas ja külma sõja aegse ja järgse niisuguse maailmapildi raamidest lähtuvalt. Või ma lõpetan sinu jutu ja saate ka ühe Iisraeli peaministri Golda Meiri mõttega. Ma nüüd tsiteerin. Kui tahate ehitada riiki, sellist riiki, kuhu tema pojad ja tütred naasevad, kui te tahate ehitada riiki, kus nad lahkuvad ainult puhkuse ajal, kui te tahate ehitada riiki, kus ei ole mingit hirmu tuleviku ees, siis tehke vaid 2 sammu. Võrdsustage korruptsioon riigireetmisega ja samastage korrumpeerunud ametnikud reeturitega kuni 7. põlveni. Teiseks, tehke 3 ametit kõige kõrgemalt tasustatuteks ja austusväärsemateks. Sõjaväelased, õpetajad ja arstid. Ja mis kõige tähtsam, töötage, sest keegi peale teie ei kaitse teid, keegi ei toida teid peale teie enda ja teie riiki vajate ainult teie ise ja mitte keegi teine. Golda Meir, Iisraeli legendaarne peaminister. Aitäh, Mart, et tulid saatesse. Aitäh kutsumast. Meie kohtume teiega taas jälle umbes circa 6 aja pärast. Senist teile kõike head ja nägimiseni.